Fitnesslollidele on podcast naistele, kes tahavad ennast toitumise, trenni ja tervisliku eluviisi teemadel rohkem harida ja olla teadlikumad. Minu nimi on Laura-Liis ning mina olen personaaltreener ja online coach. Tere taas kõigile! Nii lahe, et jälle oled siin kuulamas, sellepärast, et mul on nagu mega suur au, et seekord on mul tõesti väga lahe külaline siin, keda ma olen ise jälginud, seda sa ei teagi seda, et keda ma olen ise nagu, selles mõttes nagu väga palju jälginud ja ise alt üles vaadanud. Natuke kardan seda inimest ka ausalt öeldes. Oh my god! Aga selles mõttes, et seda enam on mul ülimalt hea meel, et Regina oli nõus siia podcasti tulema, et rääkida natuke enda teekonnast. Et kohe räägin ka, et kes ta täpsemalt on. Et ma usun, et tal on nagu väga põnev teekond olnud, millest on väga palju meil õppida. Ja tal on just hiljuti siin väga suured muudatused ka toimunud, millest me ka räägime. Ja ühesõnaga, väga põnev episood tuleb ja nagu ikka ma alati palun ja küsin, et kui sa saad siit podcastist väärtust või õpid midagi uud juurde, siis ole hea, jaga seda ühe sõbra või sõbrannaga või jaga enda Instagramis, pane tagid kõik ära, tagi mind, et Laura-Liis M ja Regina, et Regina, sul on alakriips, on ju? Ja. Regina alakriips Tšelik. Et kindlasti paneme sinna kirjeldusse ka, et siis saad sealt vaadata. Et ühesõnaga, et nagu ikka. Aga nüüd tuleme meie tänase külalise juurde. Ja ma natuke nüüd spikerdan, sest Reginal on nii palju saavutusi, et ega mul kõik pähe ei jäänud. Ehk siis ühesõnaga Regina Tšelik on siis Eesti tipp-bikini fitnessi sportlane. Ja ta on IFBB Bikini World Ranking winner. Ma võib-olla juba küsin siin kiirelt selle kohta, et kuidas selleks ranking winneriks saab? Mida selleks peab tegema? Sest see ei ole ju see, et sa lihtsalt võitsid mingi maailmameistrivõistlusi, on ja? Ei, maailmameistrivõistlustiitel sinna ei lähe. Siin nagu, kui sa võistled terve aasta jooksul erinevates välismaal võistlustel ja top 6 saadad punktid erinevad ja aasta lõpus tabelis on juba nähtav. Et arvutatakse kokku, ja. Ja siis sa oled selle aasta lõikes siis võitnud. Ja. Okei, väga lahe. Siis lisaks sellele ta ongi, mis see nüüd on, Wise World Champion. Vaat see ongi see, kui kõik on inglise keeles ega eesti keeles ei tulegi meelde, on ju. 3 korda on olnud ka Eesti meister ja tal on 6 pro-kaarti. Siin võib-olla jällegi palun selgitus, kuna mul kõik kuulajad ei ole ju siuksed, kes on hull mingi fitnessi inimesed. Mis see pro-kaart tähendab ja kuidas seda saab? Kui sa võistled amatööris, siis overallis, see tähendab kõik esimesed kohad võistlevad overallis ja seal, kes võidab overalli, võidab pro-kaardi. Erinevates välismaa võistlustel seal on pro-kaarti arvu erinevad kohad. Võib-olla 1 pro-kaart, võib-olla 3 pro-kaardi ja see tähendab, et sa saad võtta selle pro-kaarti ja võistlema juba professionaalides. Okei, ja seda sa oled siis 6 korda saanud? Ja. See on päris kõva tulemus ju. Ja. No iga sportlane teab, mis väärtus see pro-kaart tähendab ja iga sportlane tahab selle saavutada. Meie maailmas see on väga põnev asi. Õige, mul on ka see eesmärk. Ja miks ma just praegu sind siia kutsusin, oligi see, et sa just hiljuti jagasid, et sa oled liikunud siis IFBB-st NPC-sse ja siis lisaks sellele liikunud bikiinist siis wellnessisse. Ja kuna ma pikalt olen tahtnud sind juba kutsuda. Ja nii lühidalt ajalt kõik toimus. Ja nii kiiresti kõik otsustada, siis mõtlesin, okei, kuule, seal toimub midagi huvitavat praegu, et peab sind külla kutsuma. Ja nagu ma ütlesingi juba, et täna siis räägimegi natuke üldse nagu su teekonnast ja siis ma tahan sellest nagu vahetusest ka natuke rääkida ja miks see on oluline ja võib-olla nendest erinevatest liigadest ma küll alguses panin seda siia algusesse, aga võib-olla me jõuame sinna nagu hiljem ja siis selgitame lahti, et mis üldse tähendab. Siis ma tahaks väga teada, et kuidas sa üldse selle nagu spordini nagu jõudnud oled, või kuidas sa üldse nagu, kes sa oled?
kes mina olen. Jah. Kuidas sa mõtled, kuidas see üldse teekond alustas? Jah, täpselt. Oi, see alustas 9 aastat tagasi. Kas ma võin küsida, kui vana sa oled? Ma olen 29 aastat. Okei, ehk siis 20-aastaselt alustasid? Jaa, võib-olla natuke noorem. No jaa, 2017 aastat minu teekond alustasin. Vot ma üks päev mõtlesin, et ma olen nii paks. Päriselt? Jaa, päriselt. No, mul oli nagu natuke suuremad need käed, kõht juba, no ei ole nii kindel. Ja ma planeerisin oma perekonna minna Türgisse puhata, siis ma mõtlesin, oi, ei ole, mulle vaja midagi muuta. Siis ma leidsin oma treeneri, mul on treener Andrei Kožin. Ma alustasin temaga ja praegu 9 aasta me oleme koos. Ja siis ma tulin jõusaali, mulle meeldis ja üks päev lihtsalt mul Andrei küsis, ma vaatasin, et üks tüdruk saalis poseeris. Ma ei mäleta täpselt, kes see oli, aga lihtsalt nagu ta midagi tegis. Mind huvitas, ma küsisin oma treeneri, mis see oli. Ta ka alustas oma teekonda, tal ei olnud veel mingit võistlussportlasi. Siis ta mulle vastas, mis see tähendab. Ma ütlesin, davai proovime. No davai, mis siis seal tuleb välja. Ja siis kuidagi sellega ma hakkasin tegelema. Okei. Aga kui pikalt sa nagu jõusaalis käisid, kui seal tekkis see otsus, et kuule, et võiks nagu lava jaoks enne treenerid. Enne juba? Ma käisin, aga see oli niimoodi, et mul oli võib-olla üks kord kuus. Mõnikord 2. No lihtsalt ma maksisin jõusaali. Lihtsalt. Enne mul oli nagu ujumine 2 aastat, tantsimine, ma olin nagu selline sportlane inimene, aga mitte jõusaali. Vot, kuidagi niimoodi mulle meeldis ja see teekond praegu siiamaani minuga. Siiamaani meeldib, jah? Jaa, siiamaani meeldib nagu, nii põnev. Okei, ehk siis 9 aastat tagasi ja siis ma sain aru, et sa niimoodi käisid ja ei käinud ka jõusaalis, aga siis, kui sa seda teist inimest nägid poseerimas, et siis tekkis see, et kuule, et võiks ka seda teha. Okei, ja nüüd ma tulen nagu selle kohta, et ma tean, et ma olen siin jälgunud äkki 2 aastat, ehk siis ma seda nagu enne nagu vahepealselt üldse nagu ei tea, et kui kaua sul nagu aega võttis, et sellest otsusest, et davai, et hakkame nüüd võistluseks ette valmistama, kuni selleni, et sa esimest korda siis päriselt läksid lavale. Ma praegu, kui valeta umbes pool aastat. Nii vähe või? Jaa. Okei. Mul lihtsalt oli nii penniki ilma lihaseta. Ja varem oli teistsugused reeglid, vaata, üldse poseerimine, kõik nagu teistsugune absoluutselt, jaa. Okei. Aga kuidas sul see, ma ei tea, vaata paljude jaoks on see esimene võistlus see kuidagi kõige siuke nagu emotsionaalsem. Ma mäletan, see oli Pärnus nagu algajate võistlus, nagu meil praegu iga aasta toimub. Ja siis ma oli juniorka, aga ma mäletan täpselt, et mind paniti üldse teistsugune kategooriasse, suurema naisega. Ja ma ei olnud juniorides, aga täiskasvanute tavalises kategoorias. Ma ei tea, kuidas see juhtus, aga see juhtus. Ja siis, ma mäletan väga hästi, mul on, tremor oli jalas, see on adrenaliin. Ja siis ma väga hästi mäletan, kui lavast ma tulin välja, siis treener mulle ütles, me oleme top 6. Ja siis top 6 päriselt, mul oli nii rõõm kuulda, et me oleme topis, vaata. Edaspidiseks muidugi sul on võtab, et kui sa oled juba 6. kohas või 4. kohas, siis sa tahad veel rohkem. Kui sa võtad juba 3., 2. kohad, siis tahaks veel rohkem. See on okei. Aga see oli, alguses see oli väga põnev ja ma olin 4. ja ma saavutasin 4. koht.
ja tavalises kategoorias, no ma väga õnnelik olin ja. Muidugi, noh, eriti kui sa pool aastat tegelikult oled ette valmistanud, et noh, see on, no ma ei tea jällegi, noh, ma saan aru, et noh, ma olen kuulnud neid jutte, et vanasti oligi hästi nagu teistmoodi. No alguses üldse ma ei mõelnud medalitest, kui ausalt. Mulle lihtsalt väga huvitas, mis ma saan, vaata. Et mis on nagu võimalik. Ja, mis on võimalik. Võib-olla siiamaani see küsimus mind nagu võtab. Aga peale esimest võistlust, et kas sul oli nagu kohe siis nagu kindel, et davai, et ma nüüd hakkan nagu veel võistlema ja see ongi minu asi, sest noh, praegu ma saan aru, et see on nagu nii tulihingeliselt nagu selles sees. Mul peas oli niimoodi, et kui poole aastaga ma saatsin selline saavutuse, ma jõudsin lavale 4. koht, see ei ole viimane, absoluutselt ja siis nagu, aga mis edasi? No, kuidas minu keha võiks veel muuta? Kuidas ma saan üldse välja nägema? Ja siis nagu, ma proovisin lihaseid kasvama ja nii edasi. Varem ma ei saa öelda, et ma nii palju reisisin, võistlesin, see ainult ei ole nii, lähemalt ajalt see tuli, et ma hakkasin võistlema rohkem ja rohkem. Aga millal sulle, sest noh, praegu mul on tunne vähemalt, et sa võistled vist iga hooaeg. Ja, täpselt. Et millal nagu see hakkas, et sa noh, ma ei tea, kas sa varasemalt siis nagu, praegu sa oled ju treener, sa oledki nagu 100% selles sees, kas sa sel ajal siis sa veel ei olnud ju treener, et sa ei olnud veel nagu nii selle asja sees, et tegid seda nii-öelda pigem hobina? Mina? Jah. Ma õppisin sel ajal meditsiinilises. Tallinna Tervishoiu kõrgkoolis ja siis see oli nagu minu hobi ja töötasin ja no ma ei tea, see kuidagi ma saatsin sellega kõik minu elu seotuda oma selle hobidega. Ehk siis sealt tuligi nagu... Ja nagu kokku. Aga millal sa hakkasid siis niimoodi nagu iga hooaeg võistlema või seal? Ma ei mõelnud sellest, nagu vaata, minu kategooria kogu aeg oli bikiini. Ma võistlesin ükskord fitmodelis ja mind palus nagu proovisid, alguses ja nagu, mis ma tahtsin öelda? Millest me rääkisime? Sellest, et millal sa hakkasid nii-öelda siis iga hooaeg nagu võistlema? Ja nagu ma olen bikindi kategoorias ja mul ei ole vaja nii palju aega, et lihased kasvatada, vaata. Kui ma tahan võistlema näiteks body fitnessi, wellnessi kategooriad ja veel rohkem, ma ei tea, siis natuke on vaja rohkem aega endale anda. Kas sa siis nii-öelda peale esimest võistlust hakkasidki iga aasta siis nagu võistlema? Jaa. Pausi ei teinudki või? No mul oli paus, vaata, et kuna ma võtsin lihased juurde, aga mulle oli piisavalt näiteks 3 kuud, 4 kuud, kui ma võtsin juurde. Edaspidiseks ma võtsin juba rasvu, mitte nagu lihased. Aga kas, vaata, hästi palju ju nagu räägitakse, et see fitness ei ole ju eriti nagu naiste keha jaoks nagu väga tervislik, et kas sul nagu seda kuidagi ei tekkinud, et kui sa, näiteks mina mõtlen, mul oli nüüd esimene nagu hooaeg, esimest korda võistlesin ja mul on nagu see, et okei, et nagu ma tahan enda kehale nagu aega anda, kui ma praegu mõtlen, ma peaks sügisel uuesti võistlema minema, ma nagu saaks minna, aga ma tunnen, et mu nagu pea ja hormonaalselt ka nagu, mul päevad vapsee on ära jäänud, Ja, nõus, aga vaata, nagu ma ütlesin, tol ajal oli natuke absoluutselt kõik teistmoodi. Ma ei olnud nii kuiv, nagu praegu olin, mitte kunagi. Rasvaprotsent oli normaalselt. Ja siis mul 9 aastaga ei olnud probleemid menstruatsiooniga üldse. Päriselt või? Jah. Kas sul on lihtsalt väga hea keha või? Sest tegelikult siin viimastel... Mul oli niimoodi, et 1 kuu ei tulnud, et see oli eelmine aasta võib-olla, kui ma olin nii kuiv.
juba minu hooaja lõpus. Aga kui ma lõpetasin minu dieedi, no see on absoluutselt normaalselt, kui naine on kuiv, need saab nagu... Jah, et ei ole, jaa. Aga nad tulid tagasi ja on okei. Päriselt või? Jaa, siis sa võib-olla lihtsalt oledki loodud selleks spordialaks. Jaa, no nagu ma niikuinii töötan klientidega, isegi kui klient võtab maha kalu, ta ei ole nii kuiv, aga juba midagi nad annavad teada, et ei tahaks minna. Aga ta veel ei ole prepis, näiteks klient. Sõltub ka organismist. Jaa. Et tundub, et jah, sul lihtsalt keha lihtsalt... Aga mul oli klient absoluutselt peenikene tüdruk, ilma lihaseda, no nagu üldse dystrofia, no ütleme nii, ja tal küsimus, kas lähevad absoluutselt normaalselt, vaata. On jah? Jah. No, ma ei tea, mõnel lihtsalt on jopanud vist. Jah. Väga lahe. Aga rääkides sellest teekonnast veel, et mis sul endal nagu selle, sa oled nagu 9 aastat võistelnud, see on nagu mega pikka aega, et mis sul endal on nagu siuksed nagu, ma ei tea, kas need hooajad on kuidagi nagu erinevad ka olnud? Absoluutselt. Nii, räägi täpsemalt, mis sa seal nagu õppinud oled või mis sul nagu... Kui sa mõtled selle aja peale tagasi, et kuidas sa nagu... Kunagi oli niimoodi, et kui sa võistles, ikka sa tahad midagi saavutada. Bikini on väga subjektiivne distsipliin. Üldiselt see meie fitness-industria. No niikuinii, kui võtame wellnessi või edaspidiseks, siis natuke arusaadavam, mis hinnata täpsemalt kriteeriumid, aga bikinis absoluutselt, jaa. See nädal sa võid võita, järgmine nädal sa võid absoluutselt teismoodi topist väljast, nagu sõltub rivist, kellega sa kõrval seisad, paljudest erinevatest faktorist, mis mõjutavad sellele. No mis ma õppisin, see väga distsiplineerub ja ma mõtlen, et mitte ainult spordialal, lihtsalt elus. Kui kõik on paigas, mulle nii rahulik, vaata. Toitumist need karbid kõik nagu ja peas on nagu, no vot, nagu selline moment. Ja siis nagu, see mulle meeldib. Aga kas see, sest vaata mina, jällegi rääkides nagu oma kogemusest, nagu ma väga selles mõttes imetlen neid inimesi, kes nagu teevad järjest hooaegu, aga ma ise olen mõelnud, et kas ei ole ka nagu, ma ei taha öelda liiga ekstreemne, aga lihtsalt see, et sa kardad tegelikult seda kontrolli kaotada. Et kas sul ei ole, et nagu, et võib-olla inimene ongi terve aeg ainult võistleb ja võistleb. Et sa kardad natuke... Jah, et kardad oma muidu, et vormi kaotada ja kardad seda kontrolli kaotada ja see ongi väga struktureeritud. Ja kui sa hoiad ja siis see lõpus nagu lõpetas ja nagu sa tahad kõik ära sööma. Ja. Et kas sa nagu... Muidugi, kui ma alustasin, see oli. Aga ausalt öeldes mulle aitas minu treener. Ta kogu aeg teab, mis öelda, kuidas, ütleme nii, motiveerida. See ei ole motivatsioon, vaid nagu ütlemas sulle need sõnad, mis sa saad aru ja sa oskad sellega kokku nagu midagi teha ja elada sellega. Ja mul on olemas cheat meal'id, vaata. See ka aitab närvisüsteemile näiteks, et ma saan kuskile minna sööma sushit, pizzat või burksi, mis iganes nagu. Ma ei ütle, et mul on nagu boring life, ma ei tea. Midagi prepi aja jooksul ma ei käi kuskile kohvikusse, ma saan vaata kohvi jooma näiteks ja Coca Zerot ja nii edasi, aga lihtsalt ma ei tea. Sa ei taha isegi? Jaa, mulle nii meeldib minu see rutiin. Mul on siin ka inimesed, kes mind toetavad, kellega ma saan sellest rääkida, minu kliendid, minu tiimikad, minu perekond ja siis nagu mulle see piisavalt, vaata.
see, ma arvan, et ongi hästi palju see nagu keskkond nagu toetab. Keskkond, jaa. Et noh, jällegi ma võin... Aga ma ei ütle, vabandust, aga ma ei ütle niimoodi, et alguses ma kuulsin, bikiini, sina, sa üldse ei sobi bikiinis, aga vaata, isegi kui mulle kogu aeg oli öeldud minu jaladest, vaata. Et on liiga suured? Liiga suured. On vaja veel kuivemaks. Oi, issand, kui palju ma kuulsin sellest. Aga niikuinii, vaata, ma olin World Rankingus number 1 bikiini kategoorias võitja suure jaladega. Okei. Et ikka saab, jah? Ikka saab, jah. Aga kas sulle, praegu vaata jällegi ongi, sul on kõik see nii-öelda rutiinid paigas ja kõik see, sa eladki seda nagu elustiili, on ju. Aga kas see on nagu alati niimoodi olnud või nagu, kui sa mõtled oma esimestele aastatele, et kas sul ikka oli nagu sellised nagu, praegu ma vaatan, mulle tundub, et sul tuleb kõik nii lihtsalt. Et nagu see toitumine on kerge, trenn on kerge, on ju. Ei ole. Lihtsalt muidugi ma olen tavaline inimene ka ja mul on peas absoluutselt saab juhtuda, ma olen ka naine. See on esimene punkt. Ja siis mõnikord juhtub et päevad on nii rasked, isegi kui enne tsüklid, et ma ei viitsi isegi 2 kilogrammi hantel nagu 22. See ka mõjub. Kardiud ma ei taha, ma tahan magada, siis ma teen need asjud. See on nagu automaatselt, vaata, ma ei mõtle, et oi, mul on treen. Ei, ma tean, et mul on treen ja ma tahan minna. Ja võib-olla, kui liiga väsimus on, siis ma jätan vahele trennike, lihtsalt teen rohkem sammu või mis iganes, aga ma ei saa istuda kodus. Niikuinii. Ma ei ole selline inimene. Mulle vaja tegutseda, ma ei suuda. Okei. Aga see on, alati nagu nii olnud või kui sa jällegi esimestel lapsepõlvest. Ma jooksisin midagi tegelesin, ma istusin kodus absoluutselt. Okei, ehk siis isegi nagu siis, kui sa alustasid võistlemisega, et siis nagu ei olnud mingit sükest asja. Ja mõnikord, nagu ma hakkasin ütlema, oli olukorrad, et mõtlesin, näiteks ei võitnud topist väljast, istun lava tagant ja mõtlen, mille jaoks, see ei ole minu asi. Peas oli kunagi, oli. Aga pärast nagu see, vaata, emotsionaalselt, me mõtleme pärast nagu kõik rahuned maha enda ja siis ei. See nagu minuga toimub vastupidi, minu see topist väljast, mis iganes ei ole esimesed kohad, mind motiveerib. Et siis sa mõtled nagu just see, et ma näitan teile, et ma ikkagi nagu ma tahan edasi, Isegi kui ma ei võida esimese koha, ma tean, et ma saavutasin enda parima vormid ja ma näen seda ja teised ka näevad seda, ütlevad mulle. See rohkem minule kui see medal. Aga kas sa tunnedki, et sa oled iga hooaega nagu arenenud? Nagu vormi poole pealt? Ja isegi peas. Okei. Ma mõnikord tahtsin medalid, karikat võitma. Oli hetk, kui ma mõtlesin, ei. Esimene ma tahan nautida. Ja need viimased minu prepid, kõige viimased, oli absoluutselt nautimiseks. Ma ütlesin ka Andreile, minu treenerile lava tagant, viimased minu võistlused NPC-s, et ma istun ja nagu mul on nagu 0 sees, kui kõik lõpetasid edaspidiseks sul ei ole midagi planeeritud ja siis mõtlesin, ma nautsin selle prepi ajal kõik. Isegi kui oli raske mingi päev, sa suutsid sellega ja siis nagu olen väga-väga proud of myself, nagu ma ei tea. See tunne. Mis siin nagu praegu motiveerib, siis jällegi vabandust, ma ropendan, aga kurat nagu 9 aastat paljud on see, teevadki 2-3 aastat ja siis on see, et et tehtud, et aitab küll, et mis siin nagu täna veel nagu endiselt nagu motiveerib, sest kogu see piin nii-öelda, millest sa läbi käid, see on ju ikkagi iga kord, on see ju eneseületus.
et iga kord, vahet ei ole, ma arvan, et ka ilmselt 10 aasta pärast see on ju füüsiliselt ja vaimselt raske tegelikult võistelda. Või ma ei tea, võib-olla sa arvad teistmoodi, võib-olla see ei ole raske. No ja, ma mõtlen natuke teistmoodi. Ei, natuke see pidi olema raske. Kui see ei ole raske, siis natuke, mis toimub? Täpselt tean, et see sport, see eriala fitness, ei ole kõikidele. Seda ma saatsin aru. Kõige oluline, mis on pidi olema, see on tahtmine. Ilma selleta sa ei suuda kuskile. Mitte treener, mitte sõbrannad, mitte sinu geneetika perfektne, tahtmine. Sul ei ole geneetikat, mitte midagi, sul oli ainult tahtmine, siis sa suudad väga kaugele. Mis mind motiveerib? No, ma ei oska öelda, et mulle vaja motivatsioon iga päevaga, see ei toimi niimoodi, Mõnikord sul on rohkem motivatsiooni, mõned päevad üldse ei ole. Mitte midagi ei motiveeri, vaata, aga ma olen harjunud, see on minu juba elu ja ma ei kujuta ette nagu ilma selleta üldse nagu, mul on isegi hirm sees päriselt, kui kunagi mul pidi olema lapsed, ma arvan. Õnneks on veel noor, et sul aega on. Ma olen noor ja plaanis praegu ei ole, aga lihtsalt, teine elu ka olemas, aga mõtled, natuke on vaja vahele siis jätta, kuidas, kui palju, siis mõtlen, nii mõtlen sellesse, see on natuke, hirmu, kuidas, sest kuidas sa ütles, 9 aastat, terve, iga hooaega ja siis vaata, mul on hea tiim, et mulle meeldib see vibe. Tead, mõned sportlased, ma näen, nad sõidavad kuskile, võistlevad, söövad ja siis lähevad koju tagasi. See on väga igav. Mis te siis teete? Aga meil on nagu vibe. Me nagu naudime selle protsessiga. Ma ei saa seda üle rääkida niimoodi, et siin on vaja sees olla, Meil on mingid, see tiim, kui kõik hoiavad oma dieedi, me midagi tegeleme, me ka kuskile näiteks lendame, näiteks Itaaliasse kuskile lähme, siin nagu soe ilm, sa heas vormis, sa võid jalutada, sa võid natada kohvi päikese all kuskil ja me arutleme midagi, see väike nagu perekond. Mõned joovad laupäeval, me nagu võistleme ja ütleme nii nagu. Sest nagu võistled sa üks päev. Ja ülejäänud oled, on. Aga sa oled kunagi mõelnud, et kui sa ei võistleks, kui sa ei tegeleks selle alaga, et mis sa siis teeksid? Mis sa siis teeksid? Mulle kogu aeg lapsepõlvest isegi meeldinud aidata inimest. Väga. Mis treenimine? Aidata inimest. Aidata inimest. Ja, väga. Sellepärast ma mõtlesin, et ma õpin meditsiinilises, et ma aitaks. Ja siis mulle natuke ei meeldinud see vibe haiglas. Kas sa oled haiglas mingi? Ja. Intensiivis ja kõik nägin. See huvitav maailm. Aga ma leidsin praegu personaaltreeningutes natuke teistmoodi aidata. Ja ma aidan mitte füüsiliselt, vaid vaimsuses ka peas. Ja mulle nii meeldib näidata, kuidas elu muudab inimesel. See mind motiveerib võib-olla. See on see, mis... Ja minu teekonnast mulle meeldib nii, et see ei alustanud esimene koht ja nii lihtne ja ei. Mul on nii keeruline ja pikk teekond ja mulle väga tahaks ja ma kuulsin sellest ka, et üks tüdruk nägid ja ta nagu võtab selle motivatsiooni, et ta ei jäta vahele oma unistuse.
nagu mul see never give up ja ja siis ta läheb edasi. Ta võtab enda kokku ja siis mõnedele asjadele on vaja veel rohkem aega. Et lihtsalt on aja küsimus. Ja praegu vastan sinu küsimusele, mis mind motiveerib. Aga mis edasi? Aga kuhu veel saada? See küsimus ka sellele, miks ma vahetasin bikiini kategooriad. Kohe varsti jõuame sinna. Aga see on nagu ma suunan. Ma korra veel küsin seda, et issand, nüüd mul läks küsimus meelest. Midagi tahtsin veel küsida, aga mul läks meelest. Ma korra mõtlen. Okei, vist ei tule tagasi. No võib-olla tuleb, siis pärast küsid. Nii palju küsimusi ja et tahaks. Tuli meelde. See, et sa ütlesid ise ka vaata, et sul võttis see tegelikult päris palju aega, kuni sa hakkasid nagu a la mingi esimesi kohti saama ja võitma. Ja mulle ka, isegi kui me ei räägi nagu võistlemisest, aga üldse inimestel nagu, et kuidagi nagu tullakse selle ootusega, et aasta aega treenin ja siis tulen võidan nagu kõik ära, või ma ei tea, kas sa oled ka seda kohanud või sa ju treenid ka võistlejad ja igasuguseid inimesi, et ei mõtle sellest. Okay. Mul ei ole mõttes, et ma jätan vahele mingi hooaeg, ei. Praegu oli mul 2 variantid, millest ma saan sulle rääkida. Ja see oli väga esimene punkt, miks mulle oli natuke keeruline selle otsus teha. Sest mulle vaja praegu jätta natuke üks hooaeg vahele. Tuleme, kuna sa ise sinna viid selle jutu juba sinna, et selles mõttes, et sa oled 9 aastat nüüd IFBB-s võistelnud, on ju? Kusjuures, kas see oli nagu siuke teadlik otsus, et kohe nagu IFBB või see oli üldse sul küsimus või Andrei lihtsalt, vaata Eestis ju ei ole see NPC ka nagu nii levinud, et või kus see tuli otsus, et alustad IFBB-st? Tuli otsus, kui ma vahetasin, mu amatöörist ma võtsin pro-karti ja siis ma tahtsin võistlema IFBB-s professionaalides. Siis ma võistlesin ja seal on nii vähe võistlusi maailmas üldse. 2-3. Ja sellised riigid ka, Barbados mingi, sellised riigid, kuhu sa nagu... Väga ei satu. Ja siis nagu meile väga meeldib, kes meid vaatab, meie tiim meeldib võistlema, kuskile reisida, mitte 1-2 võistlusi ja nagu kõik. Ja siis, aga kuhu minna? Ma tahan võistlema, mis motiveerib? Ühele võistlusele tegelema vormi? Ei. Tahaks rohkem. Ja siis üks võistlus näiteks ja siis kõik. Ma tahan, aga ei saa võistlema. Siis oli küsimus. Äkki on vaja midagi muuta. See kõige esimene punkt, mis me vahetasime, mis ma vahetasin selle liiga ja. Sest NPC-s on palju rohkem võistlusi. Seal ei ole mingi keevadhooaeg. Praegu toimub väga palju. Aga kas, sest jah, sa ju, kui sa ütlesid, vaata, sissejuhatuses ka, et sa oled nagu 6 IFBB pro-kaarti võitnud. Millal sa otsustasid, et sa lähedki pro-desse võistlema? Sest see ei ole, ma ei tea sinu puhul, aga ma tean Anastasia ju, tal on vapsee, ma ei tea, 20 pro-kaarti. Ma eeldan, et tal on nagu sama põhjus, et miks ta ei läinud pro-desse võistlema. Tal veel vähem selle pärast võistlusi kui bikinis. Need on eraldi ja pandud võistlus. Veel eraldi, jah. Professionaalides niimoodi, et bikiini kategooria nagu üks riik, wellness on teises riigis. Päriselt? Ja. Seda ma ei teadnudki. Okei, aga millal sa siis üldse hakkasid nagu mõtlema selle peale, et võtame korra selle sammu, et pro-desse minna ja kas kaua sa pro-desse? 1 aasta täpselt ja. Okei. Eelmine aasta ma võistlesin ja see hooaeg ka võistlesin. Okei. Mul oli plaan oma sünnipäeva pidutsema Makedoonias pros, aga enne seda me juba mõtlesime, et nagu praegu NPC-s varem seda polnud ka. Reeglina on vaja teha regionaalid, kui sa tahad võistlema kuskil, nagu Eestis oli
juba olnud, siis pidi olema Läti, see Leedu. Ja siis nagu see samal ajal kui Makedoonia pros. Ja siis oli niimoodi, kui me ei tee regionaalis praegu, siis me ei saa edaspidiseks nagu, no vot see suvel praegu kuskile NPC-sse võistlema. Siis on vaja oodata kevade. Nii-öelda kuni see Eesti võistlus. Okei. Ehk siis see oli see põhjus, miks sa nii-öelda kohe otsa nii-öelda NPC-sse läksid. Aga kas nüüd räägime korra selle, nüüd on see koht, kus me võime selle IFBB ja NPC korra lahti selgitada, et me küll ühes episoodis ma juba natuke rääkisin sellest, aga põhimõtteliselt nii, kuidas mina olen aru saanud asjadest, on ju, ma ei ole nagu nii 100% selle sees, on ju, et kõige suurem vahe ongi see, et IFBB-s ei ole nagu steroidid ja kõik siuksed asjad lubatud, on ju. Ja, dopingkontroll. Et seal on see nagu hästi-hästi nagu range, on ju. Aga samas seal on need nagu hooajad, et on kevad ja sügishooaeg, on ju. Ütleme enamasti, et okei, vahepeal mingid väiksed asjad vist toimuvad, aga need on suhteliselt nagu väiksed, on ju. Ja siis NPC-s ei ole dopingukontrolli põhimõtteliselt ja seal on aastaringselt saad nagu võistelda, et ise valid nagu sisuliselt. Ja teistmoodi absoluutselt poseerimine. Ja see ka on. Natuke absoluutselt teistmoodi. Ja tead, ma mõtlesin, et NPC poseerimine on väga lihtne, kui sa vaatad nende see liikumised. Absoluutselt ei ole. Ei ole või? Ei ole. Ära räägi. Ja see väga-väga individuaalselt. Okei. Ja need poosid. Aga seal on ju selles mõttes, seal ei ole, vaata IFBB-s on ju 4 nii-öelda poosi on ju, need veerandpöörded, aga NPC-s on ju ainult ees ja tagapoos. No kui ütleme bikiinidest, siis meil on nagu eest ja tagant. Ongi kõik Sest seda minu treener, sest mina ju läksin nüüd ka NPC-sse, samal põhjusel, et rohkem nagu võistelda. Aga Wellnessis on 4. No ma Wellnessisse ei lähe, ma lähen, sina teed Wellnessisse vahetuse, mina lähen bikiinisse. Teeme vahetuseks, okei. Okei, aga ühesõnaga, et see on see nii-öelda peamine vahe, aga nüüd tulebki see kõige suurem. Ja see ka, kuhu sa võid minna ülesse. Nagu IFBB-s see on maailmameistrivõistlused, kuhu veel, ma ei tea, see nagu piiratud NPC-s kõik teavad olümpia. Kas sa tahad olümpiale minna? Muidugi, nii äge. Sest see ongi vaata, miks ju jällegi minu arust Eestis ka võtab see NPC nagu aina nagu populaarsemaks saab, eriti kui nüüd nii sina kui ka Anastasia nagu läksite NPC-s, siis ma nagu okei, ja Eestis nüüd hakkab paitsetse tulema, et ongi nagu see, et tegelikult IFB-st tulebki ju mingi hetk nagu piir ette, et NPC-s nagu tuleb siis piir ette, kui sa oled olümpial, aga sinna jõuda, see võtab natuke aega, ja sama küsimus, mis motiveerib, vaata. Aga mis sa arvad, kui sa praegu ütlesid, et sul on eesmärk olümpiale jõuda, kaua see sul aega võtab? Oi, kes teab? Et see ei ole nagu öelnud, et ala, ma ei tea, mingi 5 aasta pärast ma tahan olla olümpial. Tead, ma ei ole nagu juba paar aastat, ei ole planeerija inimene absoluutselt. Mul on mul on nagu deadline, meeldib. Okei. Vot, ma ei tea, ma ütlen sulle, davai, kui me lendame Itaaliasse, sa oled vaba, davai, lähme. Okei. Lihtsalt siuke. Veeme, ostame ja siis davai, puhkame niimoodi. Väga hea. Aga kas sa nagu ja selles mõttes nagu praegu ka, kui sa nüüd vahetasid nagu NPC-sse, et oled endale nagu mingi eesmärgi pannud või sa tead lihtsalt, et kunagi sa tahad nagu olümpiale. Seal on veel üks reegel näiteks, mis on vahetus, IFBB-s sa võid kollektsioneerida neid prokaarti, kuna sa ise ei otsustanud mingit, ei pannud allkirja, et sa võtad prokaarti ja lähed prosse, Kui sina NPC-s näiteks võidad prokaarti, sa pead minema. Aga kas see ei olnud nagu sul hirmus, sest vaata, sa IFBB-s olid ju pro, ja nüüd sa põhimõtteliselt alustad nullist jälle. No natuke
et No ei see on olnud see huvitav. nagu, kas sul teeb see just nagu põnevaks Põnevaks ja et sul ei ole nagu see, et a la ei, no muidugi sa mõtles sellest, sest FIVB-s kõik teavad näiteks, kes on Regina Tselik. Näiteks, ütleme nii, mul on oma nimi juba pandud ja selle ajalugu, aga NPC-s ma olen nagu uus inimene ja mul ja nagu sa ütles, nullist on vaja oma nime ehitada ja no ehitame, vahtame. Ma räägin, no jällegi, noh, nagu see tundub kõik nii kerge sul. Kerge. Kas sul ei ole nagu ühtegi mingit, ma ei tea, noh, sa ütlesid küll, et jaa, vahepeal nagu kahtled endas ja noh, mingid siuksed asjad, aga nagu ikkagi nagu sa räägid nendest asjadest ja sa särad lihtsalt nagu. Sest nii põnev. Vaata, ma olen selline hea inimene, mind midagi ei ole pidi nagu motiveerima, aga mingi meil on olemas suur eesmärk, ja? Ütleme näiteks olümpia, ja siis mingid vahelised eesmärgid. Sa saavutad edasi nagu mäng. Tead? Ja siis areng. Vot see küsimus. Ma tundsin, et ma olen juba piiratud bikinis. Mulle juba on vaja põletada oma lihased, mille jaoks. Ma olen natuke lihasem kui teised tüdrukud, vaata. See oli ka põnev asi, sa oma postituses kuskil ka kirjutasid, et sa pole 4 aastat jalgu treeninud. Midagi siukest oli. Võib-olla rohkem isegi. Päriselt või? Ja. Nagu ainult nii-öelda ülakeha ja nii-öelda... Ja no rohkem tuhara. Okei. Need tükid ja. Okei. See on nagu... Ja praegu vabadus! Päriselt! Ma teen trenni ja ma nagu absoluutselt mind... Andrei vaatab, sa isegi... Kuidas... No, kust see tuleb? Mul on jõudu olemas. Mul on nagu... No, praegu ma suudan kõik absoluutselt tegema ja mulle nii meeldib, need pumpavad nagu jalad. Mulle see nagu ja. Kunagi me alustasime, kui hakkasime tegelema ülakehaga, ja siis me vaatasime, et minu jalad kasvavad ja väga hästi arenevad. Ja siis me stoppisime selle protsessi, et nagu bikiini kategoorias on vaja natuke väiksem olla. Ja. No ma saan veel olla väiksem. Näiteks hoian dieeti, teen minu kardiot, aga küsimus, mina tahan seda. Mul küsimus kogu aeg peas. Ma ei tea minu potentsiaali. Ma lähen jõusaali tegema treeni, vot sinna lähed, kõik tüdrukud, ja te teete nagu lihas kasvama. No kui ma alustasin, see on nii põnev, muudab väga. Aga mina lihtsalt nagu lugeled, teed natuke midagi. No natuke, ja. See ei ole huvitav. No mulle see ei ole huvitav. Aga kas sa arvad, et sul on lihtsalt nagu väga hea geneetika, sest selles mõttes arvestades, et sa ei ole nagu jalgu nagu treeninud väga, sul on ikkagi nagu väga korralikud lihased. Et kas see on lihtsalt see sinu nagu geneetika või ma ei tea, sul on mingid... No mul mitte kunagi ei olnud siuksed penikesed jalad. Ei ole. Okei, ehk siis ikkagi geneetika. Ja mulle huvitav, kuhu ma saan. Kas see on siis see põhjus ka, et miks sa nüüd Wellnessisse läksid? Aga kas seda sa nagu, jällegi, mul on vaata, ma ei tea, kas sa tead, aga vaata, ma vahetasin ju treener, mul on Saksamaa treener, on ju. Ja siis, miks mina näiteks, ma otsustasin ka NPC-sse minna, aga ma tahan puhtalt minna, sest mina tahan lapsi saada, ma ei taha sellega riskida, ja nagu ja siis mul treener ütles, et okei, kui sa tahad puhas olla, siis wellness ei ole nagu sinu jaoks variant, sest seal nagu NPC-s ikkagi selleks, et wellnessis olla nagu kuskilgi nagu tasemel, et sa pead ikkagi nagu midagigi nagu võtma, et kas nüüd, kui sul justkui on see nagu võimalus ka teha nagu neid steroide ja kõik, ma ei tea jällegi, mis asjad naised võtavad, aga sul on see nagu võimalus, et kas sa arvad, et sa pead neid kunagi hakkama võtma või kas sa oled nagu mõelnud selle peale? Ei mõelnud üldse ja see mind hirmutab, et kui ma vaatan meie fitness-industria, vaata, naiste oma kategooriad pidi olema naiselikumad, näidata naiselikuks,
aga kui sa vaatad ja näed mehi, see ei ole naiselik. Ja kui sa vaatad, okei, me näeme kuivus, suur lihamass, aga ma vaatan ja ma ei taha nii olla nagu tema vaata. Aga minu eesmärk, et kui üks väike tüdruk vaatab mind, ta tahab olla nagu mina ja ta ütleb, oi kui ilus. Vot see on, see on lahe ja see on eesmärk. Ei, see mind ei huvita. No, kui mulle vaja olla mehi, et saavutada midagi, ma ei taha. Aga kas näiteks, kui me räägime ja see on ka müüf. Ma tahan näidata inimesele, et tipptasemel saab olla naturaalselt puhata. Ja. Aga kas, kui me räägime nüüd eriti, et sul eesmärk on ikkagi kunagi olümpiale jõuda, olümpias wellnessis, ma ei tea, mina küll seal ei saa ju nagu puhas olla. Kui sa tahad nagu sinna jõuda päriselt ja nagu olla nagu päriselt konkurentsivõimeline. Või sa arvad teistmoodi? Ma ei tea, see on minu nagu arvamus. No kui me vaatame top olümpia, näiteks wellness, isegi bikiinid, need on naiselikud. Vaata isegi mitte vormi peale, mitte need. Ja sa vaatad neile video ja pildi peal. See absoluutselt teistmoodi. Ja seda ma sain ka aru, kui ma nii palju võistlen ja näen neid inimesi, kes on, ma vaatasin, mõtlesin, ta on nii pikk ja suur lihased. Vaatan ta, praegu see kõrval, nii väike, kus on need lihased, mis on Instagramis. Ja kui te ette olümpias, neil on kõik pildid, videod, nad teevad absoluutselt, kõik on nagu see ei ole lihtsalt mobiilidega. Kusjuures see on hästi naljakas, et sa ütled seda, sest mul oli eile oma klientidega üritus ja ma hästi palju teen ka online'is ja siis üks tuli mu juurde ja ütles, issand, sa oled nii pisike, et Instagramis sa tundud alati nii suur. Kui üks klient tuleb uus, ütleb, sina? Mis mõttes? Instagramis sa oled nii lihane. Nii periki, olengi. Nii äge. Ehk siis nagu selles mõttes. No kes tarbib veel, saab vaadata, kuidas neile hääl näiteks muutab ja pärast sa ei saa muuta seda üldse. Ehk siis sina ka pigem nagu ei puhu. Ma pigem enda puhul ei taha nagu. Ei, ma taha naiselik olla ja lapsi saada ka plaanis ja nagu sul sama. Väga lahe. Sest jällegi vaata, see maailm, kus naised pidi olema mehelikuks, ma ei taha selle fitnessiga. Sest jällegi vaata hästi palju. Isegi konkurentidega. Vaata, näiteks wellness, sina naiselik, ta on lihasem, kuivam, aga vaata, mis toimub, kuidas. Sa võid selle mehi panna näiteks esimesele. Aga kas sa arvad, et nüüd, kui sa nii seda liigad, kui ka siis kategooriad oled muutunud, et mis sul endal kas siis trennides või üldse muutunud on selle vahetuse tõttu? Et kas on nüüd, on üldse midagi muutunud? Ma saan aru, et sa oled rohkem jalgu hakanud treenima, on ju? Mul absoluutselt sama 4 trennid nädalas. Nagu oli, aga praegu mul on 3 korda rohkem suunatud alakehaga. Ja see on, enne sul oli siis rohkem ülakeha ja... Mitte rohkem, üks päev rohkem natuke, et selles mõttes... Ja praegu nagu ma olen NPC-s, mul ei ole vaja nii suur selg, nagu kuidagi IFBB-s võib-olla, Aga muidu on... Lihtsalt hoian nagu on, aga ei ole vaja, Ja ma saan aru, et sul nüüd see... Ja organism vaata ka piiratud, mulle vaja nad kuidagi nii prioriteedid panna. Et pigem see energia panna alakehale. Ja siis sul praegu jääbki siis see sügishooaeg vahele. Kahjuks. Aga kuidas, ma just võib-olla, sa ütled ka vaata kahjuks, et kuidas sa sellega
toime tuled, sest noh, sa oled ju nii harjunud kogu aeg nagu võistlema, et räägi sellest natuke. Ja kurb, et ma ei saa võistelda, aga ma tean, miks ma teen seda, vaata. Ja see motiveerib ka. Väga tahan näha see muudatusi, mis keha, kuhu minu potentsiaali keha saab minna ja siis ma ei tee ma ei vahele jätta hooaeg, sellepärast minu tiim, minu tüdrukud ka võistlevad ja siis selle hooaeg me ka sõidame, lendame ja siis ma olen selles vaibis ka, siis see nagu aitab muidugi. Et saad nii-öelda ise võistelda ei saa, aga teised võistlevad sinu eest. See mulle ka meeldib ja. Aga kas nagu, selles mõttes, et kas see otsus, et sa nii-öelda jätad selle sügise justkui vahele, et kas see tuli lihtsalt sellest, et te saite aru, et okei, et on vaja lihtsalt natuke rohkem lihaseid kasvatada? Jaa, muidugi. Et nagu bikinis juba rohkem, juba suur, aga wellnessi jaoks on vaja ikkagi veel rohkem, ja. Aga miks sa võiksid ju teoorias võistelda see hooaeg NPC bikinis? Miks siuke mõte ei olnud, et see hooaeg mingi... Aga ma ei planeerinud wellnessisse. Ei planeerinud või? Ei, alguses ei. See tuli välja pärast viimast võistlemisest, ja. Aga siis sa olid bikinis, on ju? Ja, ma olin bikinis ja ma veel ei võistelnud wellnessis. Bikinis. Kas sealt lihtsalt ma lõpetasin ja oli 2 varianti. Praegu me mõtlesime, et kui ma jään bikinis, siis ma alustan oma hooaega juba augusti lõpus. August lõpus, septembris, et nagu saada pro-karti vaata. Siis ma ei tee, mul ei ole vaja nagu, lihtsalt hoian vormi ja siis võistlen edasi nagu tegingi. Või jätan vahele ja vot niimoodi oli. Ma just mõtlesingi vaata, et kuna sa oled ju ka nii pikalt nagu võistelnud, et sa ju isegi kui sa IFBB-s olid, sa ju väga seal viimastel aastatel selles mõttes ju lihaseid juurde ei ehitanud ju kui selliselt. Nad kasvasid, kui me vaatsime pildid ja nii edasi. Et ikkagi nagu toimus see kasv, jah? Muidugi, jaa. Et ma mõtlen vaata, et jällegi, et kas seal ka võib-olla mingi hetk tuli see nagu justkui tundsid, et mingi piir nagu... Mõned jätavad vahele, mulle tundub. Ja kui ma suhtlen teise inimestega, need ei saa julgelt öelda, et ma tahan süüa. Aga dieedi hoia, see on ka keeruline ja mitte kõikidele. Ja. Ma ei ütle, et see on nii lihtne. Võib-olla mulle natuke lihtsam, teistele absoluutselt mitte. Mõjutab erinevad faktorid. Jällegi see keskkond. Eluviskeskkond ja elustiil, ma ei tea, töö. Kõik absoluutselt. Aga nüüd sa saad rohkem süüa, on ju? Siis vaja lihaseid kasvatada või on ikkagi... See on müf. Et kas sa... Mõtlesingi, aga ei saa ikka. Ei, praegu ma ei ole kuivases, jah? Ei. Aga mul ei ole nii suur kolaraaž. Me alustasime natukene, et mul ei ole vaikselt, sest ma ei taha ainult rasvu võtta. Kas on mingi hetk nagu on kopp ees ka sellest nagu kogu aeg pead tracki või ma saan aru, et Andrei vist teeb teile toitumiskava, aga sa pead ikkagi iga päev sa kaalud, iga päev sa nagu pead seda toitu tegema. Kas sul nagu mingi hetk nagu ei ole nagu kopp ees selles, et sa nagu mõtled, pekki ma ei viitsi enam? No enne lavaminekut, 1 kuu, 2 kuu enne, ma kaalun veel soolad ja teatan mingit vee isegi, võt see magic, nädalad, ütleme nii. Ja mõnikord juba need isegi soola, kui pärast võistlust sa saad soola, ma kaalud, oh my god! Ma olen vaba inimene. Aga tead, mul on päevad enne hooaja lõpetamist, mul on 2 nädalat, et ma söön, mida ma tahan, kuidas ma tunnen. Ma ei kaalu mitte midagi. Ja
isegi 4 päeva pärast ma tunnen, et ma ei taha mitte midagi. Anna mulle juba plaani. Nii harjunud olen. Ja siis ma ei viitsi nagu passida ja seista kaupluses, mis ma tahan selle, võib-olla selle, ma ei tea, võib-olla hiljem söön, no natuke. Tegelikult seda ma nagu ise tunnen ka täiega, et nagu tegelikult on nii lihtne, kui sul nagu antakse ette, nii seda söö, sa tead, et see on see nii-öelda, mida su keha vajab, sa ei pea ise mõtlema, et kas on nagu veel midagi juurde vaja või ei ole, kõik on ette antud. No praegu alustasime vaikselt, et suurendame, aga natuke vaatame ja vormidega. Ma vahepeal vaatan, issand, meil on tund aega kohe varsti täis ka juba. Ma vaatan, mis küsimused mul siin veel on olnud kirjas. Väga palju oleme juba rääkinud nendel teemadel. Tead, see on võib-olla nagu huvitav küsimus. Või selles mõttes, üldse, kuna me siin sellest toitumist nagu ka korra nagu rääkisime, et ja nüüd ju ka tegelikult su keha hakkab nagu täiega nagu muutuma. Et kas sa kuidagi nagu kardad ka nagu seda, et issand, et ma ei tea, lähed liiga paksuks või nagu lähed nagu, või sul nagu just põnev seda, et kui palju lihaseid saab ehitada ja sa ei karda seda, et ma ei tea, rasvaprotsent läheb. Ütleme nii, kuiv olla mulle meeldib. Need näidata, näha detailid ja nagu Instagramis panna mingid need videod, nii lahe. Aga ma tean, et naine ei saa olla tavalises elus, normaalselt elada sellises vormis. Peame natuke teha vahetus, et nagu arusaamine, et see vorm on elu jaoks ja see on okei. Aga see vorm on ainult lavale. Ja mõnikord ma kuulan ka, oi, see tüdruk nii tuli paks. Ta ei ole paks, ta on normaalne inimene. Sa võrrelded endaga, kui sa oled prepis, sa oled nii kuiv, ikkagi me võrdleme 11 endaga ja natuke on vaja aru saama, kes inimene on päriselt paks ja kes ei ole. Rasvaprotsent pidi olema. No muidugi mul peas olemas natuke mõned asjad sellised, oi, liiga siin midagi on, tahaks veel. No, aga see ei ole nagu nii, et oi, ma olen paks ja mul on mingid probleemid peas. Ei. Nagu normaalselt. No eks see on siuke loomulik ka. Alguses võib-olla, kui sa lähed välja ainult kuivases olemas ja oi, videos ma ei ole nähtav veresooned või mis iganes. Tead, kus mu trits-bits. Aga ei. Ehk siis seda nagu sa nüüd... Aga on ikkagi vaja kontrollida. Kõik hoia kontrolli alt. Sest isu on hea, kui sa lähed välja kuivast. Ja see on normaalne. Organism tahab võtta kõik absoluutselt juurde. See aeg on väga oluline. Kui sa tarbid absoluutselt kõik, siis see rasv kohe nagu. Aga kas sul on kunagi nagu peale mingitki nagu võistlust olnud seda nagu sellist, kus sa tunned, et sa tegelikult võtsid liiga kiiresti kaalust juurde? Võib-olla alguses mul on üks kord mul oli isegi pilt ka natuke üle juba oli. Aga ma natuke rohkem sõin, mis ma tahtsin ja see oli mingi šokolaadid, tead, rasvu see toitumine, aga praegu ma ei tee seda. See on suht lihtne siis sul nii-öelda... Praegu palju parem, Kui isegi ma mõtlen, mis ma tahan, kui varem ma mõtlesin, piitsad, burgsid. Praegu ei, suva. Tahan normaalselt süüa. Riisi kanaga lihtsalt mitte kaalutada, tead. Aga sa arvad, et jällegi vaata nii paljudel naistel on ju, sina ju töötad samamoodi personaaltreeneri, sa ju näed neid inimesi, kes ongi mingid, mul on nagu vaja seda pitsad ja ma tahan ja nagu ongi nagu mingis mõttes nagu sõltuvus, et kas sa arvad, et sul nagu sellist nagu isu ei ole, sellepärast sa oledki nagu nii nagu terve aeg oma puhta toidu peal? Ei ole. Ei ole ühtegi isu, jah?
no mõnikord mõned päevad tahan rohkem süüa näiteks. Aga kui näiteks ma töötan, tegelen millegiga, siis ma ei mõtle sellest. Natuke see aitab ka. Kui sa istud kodus muidugi, et siis ei ole midagi teha. Ja... Isegi kui nii suur motivatsioon sul on, aga sa istud kodus, tahad kõrvale midagi, on vaja kuidagi midagi tegeleda niikuinii. See ei sõltu, sa võistled või mitte. Nagu tavaliselt vaata kliendid ka, kes istuvad kodus, ei tegele midagi. Söövad. Ja. Väga tõsi, jah. Ja kui ei huvita mitte midagi elus, no võtame pitsad, murksi ja nii edasi. Aga kas sa tunned, et see nii-öelda rutiinsus ja kõik see nagu toitumine ja võistlemine, et kas sa tunned, et see on pigem sulle nagu selles mõttes su elu nagu rikastanud või nagu tervise mõttes nagu juurde andnud või kas sa nagu vanasti olid ka juba selline nagu terviseteadlik ja kõik see või see ongi lihtsalt läbi võistlemise tulnud? Tead, varem ma lihtsalt ei kaalunud, aga sõin kodus absoluutselt, ütleme, võib-olla sama toitu. Aga kui ma võtsin näiteks pastat, siis rohkem juustu. Ma ei mõelnud, et see on nagu rasv ja on vaja nagu piiratud natuke nagu juustu rohkem panna, aga ei, mulle meeldib tavalist toitu. Et sa ei ole nagu kunagi olnud see, kes mingi, ma ei tea, iga nädal käib Mäkkis ja... No oli niimoodi, kui ma tundsin, et ma tahan selle terve šokolaadi sööma, siis ma sõin ära. Okay. Praegu ma ei tee niimoodi. Aga sa ei tee niimoodi sellepärast, sest sa lihtsalt ei tahagi või sa ei tee niimoodi sellepärast, sest sa tead, et see ei ole muidugi, kui ma ei kontrolli enda ja ma saan kõike sööma, siis ma söön sind ka. Mahu küll. Ei, kontrolli all kõik, absoluutselt. Okay. Ja kui rohkem lihaseid, siis rohkem sa tahad süüa. Seda küll. Aga see kõik inimesed pidi kõik kontrolli all hoidma, mitte ainult võistlused. Kui sa pidi olema, tahad olla vormis, sa niikuinii pidi olema midagi tegelema. Sa ei saa istuda lihtsalt sööma ja olla ilus. Geneetika. Geneetika. Aga vot sellega ma olen harjunud, et kui ma istun kohvikus, ma vaatan, kes mis nagu tellis. Ma mainin ja istun. Tead, et tavaliselt nii paksud inimesed, ütleme nii, ütlevad Facebookis, oi, tal on geneetika. Tal on nii lihtne, kõik lihtne. Mul on raske. Ei, aga see naine, kes ütleb niimoodi, istub ja kõikidest menüüst võtab kõige rasvaline toit. Burksid, need frikartulid ja see peenikene tüdruk istub kõrval ja sellest samast menüüst võtab näiteks Caesari salat ja kastme eraldi. Millest me räägime? Prioriteetid ja mingi, ma ei tea, toitumise suhtumine ja mingi prioriteedid elus, mis on oluline, et see ongi see, et millest ma olen ise ka aru saanud ja hästi palju siin viimasel ajal mõelnud, et kui sa tahad mingit nagu elu või sa tahad mingit moodi välja näha, siis sa pead tegema teisi otsuseid kui need, kes ei näe nii välja või ei ela sellist elu. Et näiteks minul peres vaata ei ole nagu üldse nagu väga terviseteadlikud inimesed, siis ma olengi, et okei, aga on igast tervisehädasid ja asju, siis ma olengi, et okei, nemad söövad niimoodi, aga mina ei taha vanaduses, et mul oleksid sellised mured, ehk siis mina pean ju teistmoodi sööma, et see on see samamoodi, mis sa nagu ütled, tema on nagu paksem, aga mis valikuid ta teeb, et selles mõttes väga põnev. Nii, meil siin, ma tahan mõned viimased küsimused veel võtta. Ma vaatan, ma valin mingi hea küsimuse välja. Tead, see on väga põnev küsimus. Et mis on üks asi, mida sa oled kogu selle teekonna jooksul enda kohta avastanud, mis sind üllatas?
ma ei tea, mis see või mingi kõige suurem nagu õppetund, seda distsipliini sa juba mainisid, aga mis veel, mida sa enda kohta õppinud oled? Õppinud, et ei saa jätta vahele oma unistusi, kuulata teisi. Et kui sa tead, et sa tahad seda proovida ja tunned seda, et väga tahad, siis sa pead seda proovima. Võib-olla sulle ei meeldi seda, võib-olla sa ei taha sellega juba tegeleda, aga sa proovis ja sa tead seda. Ise tead. See on, ma arvan, et miks sa oledki nii distsiplineeritud inimene, sest sul on väga selge nagu see nii-öelda eesmärk, väga selge põhjus. Pidi olema muidugi, kui sa võistled, sul on peas, pidi olema arusaamine ise, miks ma teen seda, siis natuke lihtsam need kõik asjad panna kokku. Kui sul on segadus, sa ei tea, miks võib-olla treener suunab, perekond, mis iganes toimub ja midagi vaatas internetis, näiteks Instagramis praegu palju motivatsiooni. Aga see ei tähenda, üks päev, see töötab, aga teisi päev ei. Aga kui sul on see tahtmine ja tahad, siis keegi ei saa segada. Jaa, väga õige. Selles mõttes nagu ma räägin nagu nii siin kui ka nagu näiteks minu jaoks sina ja Anastasia, te olete nagu üks saata, et olete kogu aeg koos. Et nagu jällegi vaata, ma ei tea teid nagu mõlemaid nagu üldse niimoodi isiklikud ega midagi, aga jällegi see, mis nagu välja paistab, on ju, mul ongi nagu kurat, need naised käivadki ainult võistlemas, neil on nii siuke distsipliin, kogu aeg teevad kardio. Mul on tunne üldse, et te teete nii palju kardiot kogu aeg nagu. Tundub, aga et selles mõttes, et see on nagu nii lahe ja ma olengi aru saanud, et sellised inimesed nagu ja see ei tule lihtsalt sellepärast, et täna mõtlesin, et võiks on ja et see on ikkagi nagu see, et sul on nagu see nagu nii sügav nagu tahtmine ja pluss nagu, mis mulle tundub, teie puhul on ka see, et teile päriselt ka meeldib. Nagu te nagu naudite kogu seda protsessi. Ja see on oluline moment. Ja kuidas sa saad aru, et see on sinu, sa naudid. Kui sul on nii raske kõik, teedihoida raske, nagu kardiot raske, sammud raske, trennid raske, sul on nagu, ma ei tea, kui ma loen 1-2 võistlust ja pärast depressia. Mille jaoks? Võtta midagi teistsugune eriala. Ma ei tea, ujumine näiteks, baseball, basketball, võrkpalli, ma ei tea, mis iganes. Et ju siis ei ole selle inimese jaoks. Võib-olla sa leiad, mis nagu sind nagu motiveerib. Vaata, kui me võtame näiteks Beethoveni, vot näiteks muusika, kõik teavad, kes on Beethoven, näiteks. Kõik arvavad, et tal ei olnud mingid pahad päevad ja ta ei tahtnud midagi nagu ära lasta. Muidugi oli, aga tal oli see tahtmine, see oli tema elu, millega ta elus. Seepärast kõik praegu teavad, kes on Beethoven. Kas sa tahad kunagi, et kõik teavad, kes on Regina Celik? Ja ma usun küll. Nii lahe, väga äge. Ma arvan, nagu sa ütlesid ka IFBB-s juba, ma arvan, kõik teavad, kes sa oled. Et on vaja seal NPC-s ka see kuulsaks saada. Väga lahe. Kas sul on, kuna meil siin kell vaikselt tiksub täis, et kas sul on midagi, mida sa tunned, et sa tahaksid nagu veel jagada või midagi, mida ma nagu ei küsinud. Sul oli need küsimused ees ka, et midagi, kus sa tunned, et seda tahaks veel nagu öelda. Vot selline, mis sa alguses ütles, et sa kartsis isegi mind. Ma ei tea, miks, aga ma kuulen seda, ei ole esimene kord. On nii, ja inimesest.
aga tavalises elus, no pärast, kes juba suhtlevad minuga ja ma olen nii avatud, sõbralik, nagu mulle tundub ja mõistlik ja inimene mõistab selles mõttes ja väga südamlik, ma ei tea, ja heas mõttes crazy inimene. No, võt. Aga tead, ma arvan, et sellepärast, kuna sa oled nagu, ma ei tea, vaata jällegi seda siseelu sul on ju, aga sa oled vaata nii enesekindel inimene või ongi vaat see, et kardetaksegi inimesi, kes teavad täpselt, mida nad tahavad, sest see hirmutab nagu. Ja sul on see nagu enesekindlus, sest sa tead, mida sa tahad ja ma arvan, et see ongi nagu see, et nagu miks ongi nagu siuke veits nagu hirmutav on ju, et ei tea on ju, et jah. Ei ole, ma ei hammusta, ei. Ma olen nüüd aru saanud ja, et mul ei ole seda, ei peas. Et jah, et tegelikult mitte kunagi ei olnud, ma ei tunne seda nagu ja minu saavutused on olemas. Aga sellega, ma arvan, kõige oluline ka erialal, kui sa võidad, sa ei pidi olla nagu queen. No vot selline. Aga seda kusjuures ma ei olegi tundnud nagu, et ma ei tunne, et teil on see nagu kõrge ego või midagi siukest. Aga mõnedes on, ma tunnen seda, isegi kui võidavad üks võistlus. Kust see tuleb, ma ei tea. Ma arvan, et see on pigem siuke nagu võib-olla minu poolt, mis ma tundsin alguses, on siuke nagu aukartus, vaata, et ma tean, et sa on nagu kõva inimene, et sa nagu saavutad ja teed, siis ma nagu, et ma ka kunagi jõuan. Et aga selles mõttes, eks see võtabki aega. Aga mulle väga hea meel, et sa kutsus mind sinu podcasti juures. Väga auga. Jaa. Ei, ma räägin, mul oli juba pikalt see mõte, aga vaata, kuna mul oli see aukartus ka, siis ma ei tea, kas ma julgen kutsuda. Nagu juhtus ja, aga veel on palju asjad, millest me saame rääkida, aga aeg läheb nii kiiresti. Jaa, aeg läks tõesti täna kiiresti. Ma arvan, et või on sul veel mingi mõte, mis sa siia lõpetuseks tahad öelda või tõmbame otsad kokku? Ära karda unistusi, unista. Vii elu enda unistusi välja, armasta elu, mida sa teed. Ma ei tea. Ma arvan, et tegelikult siin inimesed said juba väga palju mõtteid siit. Yeah, just do a fucking job. See on teie see mingi põhilause, on ju? Kusjuures, kus see tulnud on nagu? Või kes see? Andrei ütles, ja. Et tema sõnu, ja. Need töötavad, vaata. Ei no, ega väga õige jutt on, et lihtsalt tulebki teha. Nii lihtne, jah. Jah, ongi lihtne. Nagu ma räägin, teised on kõik nii lihtne. Ja. Äge, aga kuule, aitäh sulle, Regina, igal juhul ja sulle ka, armas kuulaja, et Regina on nii personaaltreener kui ka poseerimistreener. Kas sa nüüd NPC-d hakkad ka õpetama või? Jaa, juba ammu hakkasin poseerima. Olemas. Ma nüüd mingi hetk ka tulen. Ma teen oma treeneriga ühe tunni eest, ta näitab mulle mingi põhjus ja siis ma tulen sinu juurde ka. Mul on see tagakuklas juba olemas ja mul üks tüdruk tahab ka võistelda, et siis ma mõtlesin ka juba, et ma saadan ta sinu juurde, nii et julgelt, kes siin on võistleja, tahab poseerimist õppida, siis minge Regina juurde või personaaltrenni võib Regina juurde minna. Ja muidu sulle ka, armas kuulaja, suured tänud, et sa jõudsid siia lõpuni ja ma tuletan uuesti meelde, et kui sa said siit episoodist väärtust, siis ole hea, jaga seda oma sõprade, tuttavatega, pane Instagrami, tagi Reginad ja mind ära, et Regina Instagram oli Regina_Tšelik ja mina olen @Laura-Liis_M ja siis näeme juba järgmisel korral. Aitäh sulle! Aitäh! Tšau!